No nii, tervist, et täna on siin üks mootor pukis. Et antud auto ei tulnud ketti vahetama, antud auto toodi treilaga, lekkis õli kõvasti. Et terve mootor oli üleni õline põhimõtteliselt. Et siin on tüüpilised vead, on siis siin keskel on need õlijahuti tihendid, mis hakkavad lekkima. Ja on vahekarter, mis hakkab lekkima. Et vahekarter on siin laua peal juba, et see on puhtaks tehtud, siin on silikon tihend ja hoiavad siuksed alumiinium sulamispoldid kinni seda. Ja põhilekke koht on siin taga 3 poldi juures. Et siin seda metalliliha on suhteliselt vähe, mis tihendab seda pinda. Ja siia käivad hästi pikad need alumiinium sulamispoldid, et ma need 3 polti vahetan teraspoltide vastu üldjuhul. Ülejäänud panen uued poldid, mis lühemad siin on. Ja siis saab pidama selle uue silikoniga. Siin ees on tal siuke otsakana tihend tuleb ära võtta, et seda vahekartrit kätte saada. Siin on siuke tihendirägastik, et siin on nii õli kui jahutusvedelik koos. Et see peab olema piinlikkuseni puhas, et tagasi panna. Samuti siit ploki poolne vind. Ja läks ka uus siuke fancy moodi asi, et see on plastikust, et seda pärast siin vahetada ei ole võimalik, kui see otsakang küljes on. Et lihtsalt igaks juhuks, et vältida hilisemaid lekkeid. Siis siia otsakaane külge käib veepump. Veepumbale tihendit eraldi ei saa. Tuleb koos veepumbaga osta. No, siuke alla 200 eurone tükk. Ja samuti käib õlifiltri jalg siia külge. Ja samuti tihendit eraldi ei saa. Ja termostaati eraldi ei saa. Paljudel on ka probleeme termostaadiga. Et siis juba korraga saab ära vahetatud ja üks probleem vähem. Ja muidugi, kui juba nii palju lahti on, et tuleb tagantots ka lahti võtta keti pool, kett maha. Et siis 300-400 eurot sellise töö juures kokku hoida, ma ei näe pointi, et sai kohe pakutud ka ketivahetus ühe hooga. Et ta küll ei teinud häält käivitamisel veel, aga pärast uuesti lahti võtta ei ole ka pointi. Et siin ongi nüüd mõned asjad on tagasi kokku keeratud. Siia läks ka üks uus vants ja klapp, samamoodi plastikust. Jahutusvedelik käib läbi sealt seest. Et see vana läks isegi lahti võttes pooleks, et see on nii rabedaks muutunud juba. Et need hakkavad lekkima siit vahelt. Vot, aga mis ma veel räägin, et siin on ka õlipump, et kes kunagi hakkab otsima, et kuidas tal mootorile vaakumit tekitatakse, siis siin küljes on eraldi vaakumpump, et läbi selle vahekarteri tuleb see vaakumtoru, see läheb siia pumba külge ja siit tekitatakse vaakumit siia mõningale süsteemile, mis vajab vaakumi juhtimist, näiteks see sama klapp siin. Siin on solevaid vahel ja vaakumiga juhitakse seda. Vot, aga siin muud polegi, et siin detaile pesta ja saab hakata kokku tagasi panema. No nii, et olen siin selle A5 roolis nüüd, et mootor on peal. Põhimõtteliselt teen proovisõitu. Vaatan üle, et midagi ei lekiks pärast. Et mitte, et ma tahaks kliendi autodega sõita, aga
peab põhimõtteliselt, et üle kontrollida oma töö, et pärast annan kliendile kätte ja on ülirida järgi äkki, et siis tuleks teha üks prooviring, eriti selliste suurte tööde puhul. Ja ütleme selle vahekarteriga see leke tuleb sellistel kurvilistel teedel välja. Et üks eelis mul siin maapiirkonnas teha neid töid, et linna vahel ei saa hästi testida neid lekkeid pärast. Et siin maapiirkonnas saab piirkiirusega sõita siin 90-ga ja vähe kurvilisemaid teid, et siis jääb see testisõidu tulemus natukene parem kui linna vahel lihtsalt 50-ga testides. Et siin ongi, et nüüd sõidan tagasi, et ja mingi 30 kilomeetrit äkki tuleb kokku. Et siis kui midagi on, siis selle aja jooksul peab see juba välja tulema nagu. Ja selle mootori puhul on see ka, et siin käib toitesüsteem lahti, et mingid kütuselekkeid ja asju ei oleks pärast. See heli võib natukene kehva olla praegu, et ma ei võtnud seda mikrofoni kaasa. Aga põhimõtteliselt teeks äkki järgmise video sellise, et te panete siia video alla kommentaaridesse küsimusi, et siis ma järgmine video lihtsalt vastan teie küsimustele. Et väga suureks abiks on ka see, et kui te panete like videotele ja subscribe'ite mu seda YouTube'i kanalit, et see on suureks abiks mulle kaasa, et ma statistikat vaatan, siis ütleme süke suurem osa protsent, ma ei mäleta peast, äkki oli üle 60% on mitte subscriberid, kes mu videosid vaatavad. Muidugi mul on see ketivahetusvideod on, et väga palju on vaatajaid välismaalt, et võib-olla tuleb sealt see vahe sisse, et Eesti vaatajaskonna kohta mul pole eraldi statistikat, et palju siin nagu subscribereid on nagu. Aga igal juhul vajutage neid nuppe all, kommenteerida siis all videos või esitage küsimusi, et siis järgmise video ma teen sellise, et vastan teie küsimustele. Aga selleks korraks ma arvan, et on kõik selle videoga, et ma kohe jõuan tagasi ja ajan tõstukile ja vaatan lekked üle, siis saab põhjakatted asjad külge panna ja saab kliendile auto kätte anda. Vot, aga jääme siis järgmist videot ootama.